Ja nagu lubatud, siis jätkub ülekanne tänasest viimasest mängust, mänguprogrammist ja vastamisi Vladimir Ivanov ja Kennet Raismaa. Ja tegemist on siis Eesti meistrivõistluste poolfinaali kordusega ja alustas Ivanov ja seis on 40-0. Ja nii palju veel kohe kommentiks ütlen, et Raismaa ei saa kindlasti mängida täies oma võimete ulatuses, nagu see oli suvel. Sellepärast, et tal on käevigastus, nagu näete, ja tagakätt saab ainult üldjuhul ikka pigem lõigata ja ei saa siin kahe käega lüüa, nii et talle omane löök ei saa seda realiseerida, nii et kindlasti on tal väga raske täna vastuseid seista Vladimir Ivanovile ja läheb 1-0 ette. Aga esimese mängu siiski Kennet Raismaa suutis Kristjan Tamme vastu enda kasuks pöörata ja 2 setis võita. Tähendab, et suure tõenäosusega on selle alagrupi otsustavaks mänguks on Kennet Raismaa ja Christopher Robin Klettenbergi mäng, et ei usu siin, et ka Kristjan Tamm nüüd oleks suuteline Ivanovi võitma. Aga muidugi, kes teab, ega tennis on tennis ja näeme nüüd lähigeimide puhul, kui palju nüüd see käevigastus ikkagi segab Raismaad Ivanovi vastu seistmast. Viisteist 0. Viga ja 15:30. Kõrvalplatsil jätkub ikkagi õhtuse sessiooni esimene mäng, kus on Alan Brašinski vastakuti Hendrik Innoga ja seal on hästi tasavägine teine sett praegu käimas. Eks püüame teid informeerida ka, et mis seisud seal on veidi aja pärast. Ja kindlalt mängitud, siin ei ole midagi. Ja 2-0 Ivanovile, et praegu 2 esimest geimi näitavad küll, et ega siin vaevalt suudab Raismaa sellist vastupanu osutada nagu Eesti meistrivõistluste poolfinaalis, seal esitas ta väga korraliku partii Ivanovi vastu. Kahtlane serv ja aga loeti veaks. Tehti ka Ivanovilt ja 0-15.
15 tasa. Raismaal ikkagi on võimalus, nii kummaline kui see ei ole, Ivanovi serv ära murda. Nüüd mängis Ivanov kindlalt ja nüüd oli viga päris lähedal tulema, et puutus see pall võrku, nii et 2 murdepalli oli Raismaal, aga nüüd on seis tasamäng. Ja see serv loeti sisse ja tähendab, et on ässaga tegemist ja edu Ivanovil. Jäme viga juba mitmes selles skeemis. Oi. Kuidas nii? Nüüd see kummaline. Mäng tasa. Või vabandust, jah. Nüüd on ikkagi uuesti siis Raismaal murdepall, et ja selliste vigadega pole harjunud ausutas Ivanovi esituses, et oli game pall, et minna 3-0 ette, siis nüüd järjest 2 lihtsat viga. Ja eriti see viimane viga. Nii, mäng tasa. Raismaal 3 murdepalli olnud.
selline rahulik mäng, et eriti suuri emotsioone pole. Ja tagage poolelt pigem ja Raismaa lihtsalt blokib seda palli vastase poolele. Ei ole seal teravust ja 3-0 on Ivanov juhtimas. Kõrva väljakul lõppes ka kohtumine, kus Alan Brašinski võitis Hendrik Innot. Seda ma tean, et teine sett oli 7-6, aga jah, võit 2 setis. Seega on B-alagrupis 2 võitu Anton Pavlovil, 1 võit Mattias Siimaril ja Alan Brašinskil. Ja homsed mängud on siis Anton Pavlov mängib Alan Brašinski vastu, kus on ta favoriit igal juhul. Ja Mattias Siimar mängib Hendrik Innoga. Seal on ehk veidi ette arvamatum mänguvõitja. Aga seal võib päris põnevaks minna, et siin võib tekkida olukord, kus Pavlovil on näiteks 3 võitu ja siis 3 mehel on 1 võit, kus tekib siis surnud ring, nii et kõik on veel võimalik. Ja põnevaks teeb veel seegi, et seni on vähemalt 2 setis kõik mängud lõppenud. Et seal võib olla täiesti niimoodi, et 1 võit ja kõigil on settide vahekord ka sama, siis hakatakse geime lugema. Aga ärme muidugi rutta sündmustest liiga kaugele ette. Homne päev näitab, mis siis lõpuks, milliseks see seis siis lõpuks alagrupis kujuneb. Igal poolfinaalid peetakse ka homme õhtul. Out. Ja seis on 15-40, nii et Ivanovil võimalus 4-0 ette minna. Kahju, et jah, Raismaa ei saa mängida üldse täie jõuga. Et on nii-öelda nagu haavatud lind siin platsil. Ja lisaks veel, et vastane on Ivanov ka ja ega selles mõttes või Kenneth Raismaal homme ei saa ka sugugi lihtne olema 3. mängus. Christopher Robin Kletenbergi vastu. Tegelikult Kristjan Tamm, kes on tema tõsine konkurent olnud juba aastaid. See oli siiski sellises seisundis arvestades oli hea võit Raismaalt. Nii, ja nüüd muudeti otsus jah vist, et vahepeal oli 15 tasa. Viisteist 30.
algselt oli Ivanovile 30-0, aga siis korrigeeriti ja nüüd on Raismaa ees, et tuletan meelde, et Raismaal oli eelmises Ivanovi servi game'is tegelikult kolm murdepalli. Pani teid ära kasutamata. Ja väga lihtsad vead. Kohati tulevad jah, Ivanovil eelmises servi game'is ka oli vähemalt 3 sellist täiesti harjumatut eksimust, mida me tema esitus pole näinud, aga selge see, et ta tunneb kindlalt ja näeb, et Kennet Raismaa ei saa täie jõuga mängida. Loomulikult on raske keskenduda, et justkui oleks see mäng niisugune vormistamise küsimus, aga paraku sa pead selle mängu ikkagi ära mängima ja nüüd näeme, et nüüd oli jälle eksimus ja Raismaal õnnestubki Ivanovi serv murda, nii et 4-1 Ivanovi edunumbrid, kuid tal on veel üks break sellegi poolest varuks. Aga ka siin suhteliselt ikkagi lühikeseks jäävad need pallivahetused. Intriigi väga pole olnud. Servima Kennet Raismaa ja ei taba palli, ei täitsa hiljaks ja ega ta korralikult asendit ka sisse ei võtnud, 0-15. Ja kuidagi väga ikkagi uimaselt Ivanov mängib. Väga lihtne viga ja 15 tasa. Ja seda lööki me oleme siin nüüd viimaste nädalate ülekannetes mitu korda näinud Ivanovi esituses. Üldjuhul tal see löök täiesti õnnestub, aga seekord nii-öelda ei midagi head ja Kümend 15 Raismaale. Ja pikk teine serv ja nüüd ilusti mängitud. Kui ikka palli eest ka alla satub, siis seal Raismaa lajatab päris korralikult. Ja miks on teada, et tal on eestkäsi tugevam küll kui tagakäsi. Nüüd on 40-15. Aga suht imetlusväärne ikkagi, et sellise vigastusega mängib kaasa ja ega servimist ka segab see tegelikult, et
parema käega peab ta palli üles viskama. Ja aga nüüd tegi otsa. Tegi enda kohta ka kerge eksimuse. Raismaa ja tema edu on 40-30. Aga hoiab oma servi ning seis on 4-2 Ivanovile. Ja juhtis Ivanov 4-0, nüüd on juba 4-2. Ja ainult ühe breigiga peal. Kõrvalväljakul hakkas ka mäng pihta. Viimane meestemäng, kus mängivad Christopher Robin Klettenberg Kristjan Tamme vastu. Naiste mängus Julia Skripkini ja Jana Kuzovkova vahel on seis praegu Julia Skripkini kasuks 4-2. Ja esimeses mängus Valeria Korlatš teatavasti võitis 2 setis Birgit Burki. Ja kindlalt mängitud, siin ei olnud mitte midagi teha. Ja 30-0. Ja lõi joone peale, kuigi terve plats oli tühi, nii natuke riskantselt liiga joone juurde lõi, et see oleks ka lihtsama löögiga piirduda. Vaatame kordust ja näeme, et kuidas Raismaa üritas teda ära petta ja tegelikult ilusti joone peale. 40-0. Samasse kohta. Selge see, et kui Raismaa kahe käega see tagakätt lüüa ei saa, siis sinna poole ka Ivanov võrku tulles ka pommitab, nii et 5-2 Ivanovile esimeses setis. Küsimus muidugi selles, et eks ta peab seda kätt hoidma ka, et ei tea kui suurt koormust arstid on nüüd lubanud Raismaal koormusi ette võtta, et usutavasti ikkagi tegutsetakse läbimõeldult ja auti. Mõtled paha, et eks see koht oli seal selline, et kui oleks siin ainult ilusti sisse löönud, oleks võinud winner olla, aga nii see ei läinud ja 0-15. Ja see on Raismaalt. 15 tasa. Lastud ennast ära anitada Ivanov ja 15-30.
ja ilusti mängitud. Mäletame, et jah, ükskord analoogne löök, noh, mitte nüüd päris samast positsioonist, paar punkti tagasi Raismaal ebaõnnestus, siis nüüd ilusti paigutatud kordusest, kui väga hästi näha. No ei olnud Ivanovil seal midagi teha. Ja seis on 30 tasa. Ja 40-30 on veel Raismaa elus selles setis. Mitu korda on selline mulje jäänud, et ta murdub ja aga rahulikult edasi, ehk siis tõenäoliselt ikkagi väga paljuski sõltub sellest, palju Ivanov nüüd mängida laseb Raismaal. Nii see mäng kulgeb. Teisalt ma ütlen just tänu sellele vigastusele ei saa väga raske hinnata, et kui palju oma praegusest mänguvormist suudab realiseerida Gernet Raismaa ja palju reaalselt see segab tema mängu. Jah, niimoodi kaitseb, mängib ja nagu näeme, sai game'i kätte ja Ivanovi numbrid on 5-3 tema Ivanovi kasuks. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd Ivanov ikkagi ei suuda oma servi hoida, oleks Raismaa jälle mängust tagasi. Tõesti loodaks seda, uskuda väga sellesse on ikka väga raske, aga sõltub ikkagi, ma rõhutan, Ivanovist jäänud korralik ja serv ja 15-0. Seda palli enam ei toonud tagasi Raismaa ja 30-0, et noh, paistab ikkagi, et Ivanov on vormistamas seda seti võitu. Ja 40-0, 3 seti palli. Ja nii, esimene set saigi läbi ja 6-3 Ivanovile poolte vahetus. Teine sitt algab Raismaa serviga.
Ivanovil sel aastal ütleme päris korralik hooaeg. Momendil siis 407 reket maailmas, 2 ITF Futures turniiri võitu, 1 Venemaal ja 1 suvel Estonian Open Eestis Tallinna Kalevi tenniseväljakutel. 3 Pahv Openi turniiril ta nii Eesti ei läinud, 2 veerandfinaal, 1 poolfinaal. Aga 2 turniiril oli ta kõige kaugemale jõudnud eestlane, välja arvatud siis Tallinna turniiril, kus Tallinna Pahv Openil võidutses Jürgen Sopp. Sisuliselt siis Jürgen Sopp sai 2 järjestikuse nädala turniiri võidutu, 1 turniir siis gramm madalamal, see on siis sama Futures turniir ja siis juba märgatavalt tugevamas Challenge turniiri Helsingis. Ja kohe esimene game algab sellega, et 3 murdepalli Ivanovil Raismaa vastu. Nüüd oli korralik serv ja 15-40. Jälle joone juurde oli see serv 30-40. Nüüd oli serv pikk. Teine serv. Riskeeris teise serviga ja tõrje. No näib, et see tahajoonele maandus see pall ja niimoodi murdis Ivanov teise seti alguses kohe Raismaa servi ja läks 1-0 ette. Raismaale tundus, et see pall võis ka pikk olla, aga no, siit meie küll eemalt ei näe, aga need on selliste väikeste marginaalidega on tegemist. Millimeetrite ja mõne sentimeetriga. Raske on öelda, kui pall eriti veel sellisel juhul, kui pall riivab joont, siis on sisehallis väga keeruline täpselt näha. Ja naiste mängus Julia Skripkin võitis esimest seti Jana Kuzovkova vastu. Meie mängus siis 15-0. Kolmkümmend 15. Lõikas pikaks selle palli. Ja 40-15.
jäi nüüd hiljaks. Game'i võitis Ivanov ja läks teises setis ette 2-0. Viisteist 0. Ja arvas, et see pall läheb pikaks, aga ei, see maandus taha joonele. 15 tasa. Kolmkümmend 15. Sest ma ütlen, et selles mängus ikkagi neid pikki pallivahetusi on ülimalt vähe. Vahepeal veel oli, nüüd ka kohati ütleme on neid tõesti näha, aga ja väga kiiresti punktid lõppevad. Mäng käib ka väga tempokalt. Tahaks näha rohkem neid pallirallisid. No ainult lõikab ja nüüd lõikas pikaks. Ja 30 tasa. Lõikas, mis ta lõikas tagasi, aga noh, näitas nurga täiesti tühjaks ja 30 tasa on. Või vabandust, jah, et 30-40, et nüüd on siis Ivanovil ka murdepall järjekordselt võimalus korrata eelmise seti situatsiooni, kus Ivanov läks ka 3-0, noh koguni isegi 4-0 ette ja sai raske servi kätte. Ja, aga noh, joon oli täitsa vabaks. Ning Game Ivanovile 3-0 teises setis, esimene set samuti talle 6-3.
30-0. Koht oli, aga no sooritus oli kehva ja 40-0 Ivanovile. Võimalus siis 4-0 ette minna. Oli jah, out ja 40-15. Ei oska öelda, kas on see võrgutrips oli eelkõige põhjuseks, miks see pall out'i läks. Võrgu mitte puutudes võinuks võib-olla pall tõesti sisse isegi kukkuda. Aga raske spekuleerida. 40-30 Ivanovile. Viga. Ja tõrje läheb pikaks ning Ivanov liigub üha lähemal võidu poole. 4-0 teises setis. Viisteist 30. Kui Ivanov ikka siin 5-0 juba ette läheks, siis see on küll sellist täitsa lootusetu Raismann. Ja lasi palli läbi, arvas tõenäoliselt, et see läheb pikaks, aga ei, kukkus taha joonele ning 2 murdepalli Ivanovile järjekordselt ning võimalus 5-0 ette minna. Midagi teha, see oli teatavas mõttes selline tööõnnetus, et tundus, et läheb pall pikaks, aga ei läinud. Ja mitte mingit võimalust ei olnud Ivanov Kennet Raismaale. 5-0. Tuletan meelde, et homme algavad mängud Tere tennisekeskuses kell 10 meeste alagruppide viimaste mängudega ja võib siis aimata, et siis enam-vähem teine mängude voor hakkab poole 12 vahel. No see sõltub muidugi sellest, kas mängitakse 2 setis või 3 setis esimeses voorus. Kui muidugi mõni mäng venib ka 3 setiseks, siis siin võib ka 2,5 tundi
kuluda. Aga circa siis usutavasti ikkagi vähemalt 12 peaksid teised mängud ikkagi peale tulema ning seda on teatav paus ning kell 5 on meeste esimene poolfinaal ja naiste 3. alagrupi mäng. Õigemini mitte alagrupp, tegelikult naised mängivad kõik omavahel läbi turniiril. 4 osavõtjat. Nii nimetatud round robin. Ja teine meeste poolfinaal kõigi eelduste kohaselt siis circa 7 paiku ehk algab, nii et pikk päev on ka homme Tere tennisehallis Alexela Mastersil. Tõrje ilusti sisse ja 0.30. Takage poolelt ei saa see tänu selle vigastusele ei saa korralikult mängida ja see võib päris närvi ajada, kui need raismad. See ei saa mängida täie võimsusega ja kasutada neid lööke, mis sul tegelikult arsenalis on olemas. $15.30. tasa. Mis tähendab, et Ivanov teenis nüüd esimese matšpalli. Kaks järjestikust ässa ja võit Ivanovile 6-3, 6-0. 2 võitu tal kontos ja võib öelda, et edasi pääs kindlustatud poolfinaali. Tänaseks on meil ülekantavad mängud läbi saanud. Homme taas kell 10 Delfi TV-s koostöös Eesti Tenniseliiduga jätkame ülekandeid Alexela Mastersilt. Kõike head, kommenteeris Toomas Kumm.